aga valdavalt on siis see õppekorraldus ehitatud üles minu hinnangul tagurpidi. Kogemus ja haridus on kaks asja, mida tööandjad vaatavad. Esimese asjana inimese CV-st. 100 aastat tagasi, kui ma oleksin sellist juttu rääkinud avalikul koosolekul, ma arvan, mind oleks nõiaks temmeldatud. Et kuidas seda planeerida, seda nagu e-gümnaasiumisse tulekut? Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub täiskasvanute haridusele ja sellele, miks täiskasvanute haridus võiks olla kõigil olemas, eriti just gümnaasiumi haridus, ja oleme episoodi kutsunud külla täiskasvanute gümnaasiumi e-gümnaasiumi esindaja, kes on siis asutaja ja koolijuht Reijo Kiidli. Tere, Reijo! Tervist! Nii, räägime kohe siis, miks on üldse vaja rääkida täiskasvanute haridusest tööturu kontekstis ja miks just nagu eelkõige siis sellises nagu gümnaasiumi kontekstis? Siin on mitu põhjust, aga võib-olla kõige pragmaatilisem põhjus tuleneb sellest, et statistika järgi on seos haridustasemel ja sissetulekul ehk üldisel toimetulekul. Mis tähendab seda, et mida kõrgem haridustase inimesel on, seda paremini ta tuleb elus toime. Ja läbi selle on siis ka, niimoodi üldistavalt öeldes, ka ühiskond tugevam. Ja miks nüüd siis täiskasvanute haridus, mis on nagu osa sellest haridussüsteemist, on oluline, on seetõttu, et see haridus ise nähtusena on elukestev nähtus. Et põhimõtteliselt nii kaua, kui inimesel neid päevi antud on, nii kaua ta ka õpib. Ja see on väga tähtis seda teadvustada, et see just nii on ja ei ole see nagu see rahva tarkus, mis Eestis hästi on levinud, et vana koera ei õpeta, et see ei ole õige. Et inimese aju on plastiline kuni lõpuni välja ja on võimeline õppima. Ja nii ta on, et on võimalik ka seda formaalharidust omandada, lõpetada ka täisealisena olles vaatamata kõigele, et tihti on juba ka tööl vaja käia, võib-olla on ka lapsed või keegi hooldatav, et kõike seda on võimalik siis muu elu kõrvalt ka teha. Ma sekundeerin täiega, et meie nagu CV.ee uuringud samamoodi näitavad, et kogemus ja haridus on kaks asja, mida tööandjad vaatavad. Esimese asjana inimese CV-st, kui inimene kandideerib neile tööle. Aga kui rääkida nagu e-gümnaasiumi kontekstis, siis seleta mulle natuke lahti, kuidas see e-gümnaasiumi kontekstis toimib või kuidas teie nagu äri toimib või see teie kontseptsioon, et kas inimesed saavad siis nagu internetis õppida, et kohal üldse käima ei peagi või? Jaa, niimoodi vastates sellele viimasele küsimusele, siis jah, et kohal käima ei pea, et 100% on veebiteel. Aga nüüd, et mis kontseptsioonile ta on üles ehitatud, et siis ta on sellele samale haridusele kui nähtusele. Et nagu ma siin mainisin, et haridus on esiteks elukestev nähtus, aga teiseks oluliseks nüansiks on see, et ta on töö iseendaga. Et võib ka niimoodi võib-olla lihtsustatult öelda, et ega hariduseks või harituse omandamiseks ei ole inimesel vaja seda betoonist hoonet. Et tal on ikkagi vaja tööd iseendaga teha. Aga nüüd, et kuna seda informatsiooni meil tänapäeval siin on hästi palju, igasugust liikumas, et kuidas siis tagada selline olukord, et see infoväli, kus see inimene on, oleks ka hariduse mõttes tulemuslik ehk kvaliteetne, et ta jääks seal oma mingitesse mullidesse, mingitesse väärinfodesse kinni, et see oleks ikkagi tõenduspõhine. Et siis on väga tähtis see, et see oleks see infoväli, kus see inimene siis oma haritust omandab, oleks kontrollitud. Ja sisuliselt meie sellega tegelemegi, et me pakume sellist info välja
teisisõnu siis neid kursusi, tervikkursusi, mis on ainespetsialistide poolt üle kontrollitud. Nad vastavad ka riiklikutele nõuetele, riiklikule õppekavale. Ja siis niimoodi ta ongi, et inimene tuleb meie kooli, teeme õppelepingu, ta valib välja seal oma võimalustele ja vajadustele siis kursuste arvu ja hakkab siis toimetama. Ja see toimetamine suuresti toobki välja selle ühe väga olulise nuansi selle nagu hariduse juures on enesejuhtimine. Et see on tegelikult ükskõik mis haridusastmes või koolis täpselt samamoodi. Et esiteks see haridus on töö iseendaga, et mis siis, et sul on võib-olla mõnes koolis uhkem betoonkarp ümber kui teisel või et on aktiivsem õpetaja kui teisel, et siis lõppkokkuvõttes uute mõistete omandamine, mõtestamine, et see toimub ikkagi õppija enda poolt. Et lõppkokkuvõttes see ongi niimoodi, et kool peab looma keskkonna, kus õppija saab siis haritust omandada ja see on e-õppe teel võimalik. No mina kujutan ette, et kui minul ükskõik mis põhjusel oleks siis jäänud gümnaasiumitee poolikuks või üldse ei oleks gümnaasiumisse läinud pärast põhikooli ja täna ma mingil põhjusel näiteks oleksin Töötukassal arvel ja nad pakuksid mulle koolitusi, ma mõtleks esimese asjana küll kohe gümnaasiumi peale, eks ole, ja miks mitte e-gümnaasiumi peale, sest et ma saan kaugteel õppida ja samal ajal tegelikult erialast tööd ka teha väga mugavalt, eks, et ja hoolimata siis asukohast, et ma ei peaks nagu nii palju muretsema, ma peaksin hakkama oma elukohta nüüd muutma sellepärast, et mõni täiskasvanute gümnaasium on, ma ei tea, asukoha mõttes liiga kaugel minu jaoks, eks ole, et see tundub päris paindlik nagu lahendus. Aga millise nagu taustaga sellised õppijad üldse jõuavad täiskasvanute e-gümnaasiumisse? On teil nagu mingisugune statistika tehtud selliste õppijate kohta, et mis nende profiil on? Jaa, mul ongi selle jaoks see paber siin laua peal, et ma õiget juttu räägiksin, et meil on olemas arvandmed eelmise õppeaasta kohta, see on 2024-2025. Ja siin joonistus välja 3 peamist rühma. Et on teismelised vanuses 16-19, neid on siis 28%, siis on noored täiskasvanud, me oleme neid niimoodi nimetanud, vanuses 20-29, neid on 39% ja siis on keskealised 30-52 eluaastat, et neid on 33%. Et siin nagu konteksti mõttes on hea teada ka, et täiskasvanute gümnaasiumid saavad gümnaasiumisse võtta õppijaid ilma vanusepiiranguta, aga põhikooli siis alates 17. eluaastast saab ka nooremaid, aga siis on vaja juba seadusest tulenevalt rajaleidja suunamist. Et siis, et meile astuda. Aga jah, et täiskasvanute e-gümnaasiumis on nii põhikooli see viimane aasta, 3. aasta kui ka gümnaasiumi aasta, et aga mis see kontekst on selles suhtes, et kas nad töötavad ja siis nagu nad saavad endale vabalt valitud ajal seda gümnaasiumi haridust omandada või seal on ikkagi mingisugused fikseeritud tunnid, kus nad peavad arvestama, et nad peavad olema nii-öelda tunnis, aga lihtsalt e-gümnaasiumi tunnis? Aha, okei. Et see õppekorraldusest me oleme praeguseks siis jõudnud oma 3 tegevusaastaga nii kaugele, et õppetöö toimub tsüklite kaupa. On 4 õppetsüklit ja igas õppetsüklis avanevad siis teatud kursused. Ja näiteks, kui inimene tuleb siin ja soovib 10. klassi tulla, siis ta valib välja, palju üldse kursusi on talle jõukohane. Me selles protsessis väga aktiivselt osaleme ka, sellepärast, et inimene, kes on näiteks tükk aega koolist eemal olnud, tal on juba meelest läinud, et kui palju see ajaliselt nõuab temalt selles õppetöös osalemine.
ja siis ongi niimoodi, et inimene jälgib seda oma õppelepingut, seal välja valitud kursusi, tuleb see õppetsükkel, näiteks esimene on praegu käsil siin alates septembri algusest ja siis ta vaatab, et okei, näiteks, et matemaatika esimene kursus ja eesti keele esimene kursus hakkas tema jaoks ja sinna ta siis registreerib, tal on selle jaoks oma see võti ja hakkab siis vastavalt seal antud juhistel toimetama. Et kursused on meil muidugi niimoodi läbi mõeldud ka, et meil on kohe eraldi selle jaoks e-kursuste koostamise ja läbiviimise kord, ehk siis need on selline läbiv loogika kõikidel kursustel olemas. Et sisuliselt ikkagi pärast tööpäeva, oletame, kas olimata sellest, kas minu tööpäev on siis hommikul poole või õhtupoole, ma saan ise valida, millal ma lähen seda kursust tegema. Jah, just. Sinna ma tahtsingi jõuda, et meie anname selle struktuuri ette, aga inimene ise siis vastavalt oma võimalustele siis valib selle, et millal ta siis selle õppeülesandega parasjagu tegeleb, et meil nagu otseselt õppeaasta siseseid mingisuguseid punase joone päevasid ei ole, küll on aga õppeaasta lõpus, et siis seal 10. augustiks peaks olema siis oma õppelepinguga võetud kohustused olema saavutatud. No kui mina teie selle täiskasvanute e-gümnaasiumi nagu lehele sattusin, siis mul tekkis kohe nagu see klikk ära, et nagu see on ju nii hea võimalus, kuidas oma väärtust tööturul nagu tõsta inimestel, kes päriselt seda tahavad teha. Aga kus see nagu motivatsioon on? Kus sa näed nagu, et millised inimesed on motiveeritud seda sammu tegema ja mis neid nagu ajendab, sest et kindlasti kõik inimesed ei ole seda motiveeritud tegema, et seal on mingi põhjus, miks nad on, ma ei tea, piirdunud põhikooli haridusega. Aga mis see nagu ajend on tavaliselt, miks nad tulevad? No mina oma kogemuse põhjalt, et seda tuleb ka mainida, et ega see täiskasvanute e-gümnaasium, mis on nüüd 3 aastat toimetanud, et see ei ole null või niimoodi tühja koha peale tekkinud, et näiteks minul on siin 20-aastane siis ütleme haridusmaastikul toimetamise kogemus ja õpetajatel kaasa arvatud. Ja see tuumik meeskond on tulnud üle siis ühest teisest ütleme siis ettevõtmisest, et kus me nägime, et nüüd on õige aeg ja õige moment siis sellisele koolile tegevusluba taotleda ja hakata toimetama. Et siin on juba selline pikem teadmine kogemuste baas all ja selle põhjal ma saan öelda, et peamiselt see motivatsioon ikkagi jaotub 2, et on kas sisemine motivatsioon inimesel, et ta on siis läbi oma sellise elu tormide mõistnud, et see formaalharidus on oluline, et näiteks läbi selle just tööturu, et siis on tal suurem konkurentsivõime. Ja teine grupp on siis see, kes on nii-öelda välise motivatsiooniga. Valdavalt langevad sinna noorem grupp õppijaid, kes on siis näiteks vanemate või lähikondsete soovitusel, survel siis tulnud kooli. Nii et seal on ikkagi erinevad tegurid, mis motiveerib neid inimesi. Ja. Kas teie gümnaasiumis õpib ka mõni näiteks vanglakaristust hetkel pidav inimene? Näiteks, et see tundub ka selline ideaalne viis, kuidas tegelikult vanglakaristusega inimestele pakkuda võimalust ikkagi gümnaasiumiharidus ära lõpetada. Ja, võt selle kohta mul ülevaade puudub, aga see on täiesti tõenäoline, et on, kuidas see nimetus ongi, siis vabakäigu vangid, kellel ei ole arvuti kasutamise piirangut, sest ma tean, et oma eelmisest töökogemusest, et on ka sellise arvuti kasutamise piiranguga inimesi seal hulgas. Et jah, seal võib olla. See oleks väga huvitav kontseptsioon, kuidas tegelikult riik saaks soodustada seda, et neil oleks rohkem siis ikkagi gümnaasiumiharidusega inimesi, eks ole. Ja mitte ainult gümnaasiumiharidusega, ka lõpetatud põhiharidusega. Ja, just. Okei, aga kui sa vaatad nagu seda profiili nendest inimestest, mis eriala nad õpivad näiteks või nagu mitte õpivad, vaid nagu on siis praktiseerinud varasemas elus, et kas seal on mingisugust mustrit näha ka, et ma ei tea näiteks, et mingid ametid on sellised, kus
tasu on nii hea, nõudlus on nii hea, et inimesed ongi läinud otse tööle ja sellepärast nad ei ole kaalunud oma õppimise jätkamist või ei ole mingid mustrid sealt väga tuua? Seal eelkõige on see muster, et elu sunnib. Et kas on siis mis iganes põhjusel on tekkinud olukord, et peab ise ära majandama ennast. Et tekib vajadus teenida raha. Ja kui selline muudatus elus toimub, siis on selge, et see saab olema number 1 ja kool langeb kindlasti allapoole. Ja teine muster on see, et kui saadakse lapsevanemaks, et siis pere eest hoolitsemine, muidugi toob ka kaasa selle majandusliku poole, et siis omakorda kool pingereas, olulisuse pingereas langeb allapoole. Ja kolmas on ka tervise probleemid, mis lihtsalt ei võimalda füüsiliselt sellisest tavaõppest osa võtta. Kus sa ise näed, et nagu tööturu ja karjääri kontekstis näiteks inimesel, kellel puudub näiteks oletame gümnaasiumiharidus või üldse haridus, et kus tal need kõige suuremad nagu käärid tekivad, et kas seal on kindlasti ju mingisugused regulatsioonid, et millal sa saad minna kutsekooli õppima ja millal sa saad minna ülikooli õppima, sa ei saa minna ülikooli, kui sa ei ole lõpetanud gümnaasiumit, eks ole, ja nii edasi. Et mis need nagu sellised tegurid on või need motivaatorid nii-öelda seadusandliku poole pealt, mis võiksid motiveerida siis ikkagi oma haridustee lõpuni käia näiteks e-gümnaasiumis? See on päris hea küsimus. Selline praktiline küsimus, et selle siis meie õppijaskonna vaatevinklist öeldes siis kõige praktilisem minu arvates on see, et see valikuvõimaluste hulk kasvab haridustasemega, et näiteks, et kui inimesel on ainult põhiharidus, siis kutsehariduskeskustes pakuvate erialade arv on väiksem võrreldes sellega, kui on ka gümnaasium läbitud. Lisaks ju ka gümnaasiumi läbinu saab kandideerida ülikooli. Ja see ilmselt ongi see selline süsteemne taust, mis võiks soodustada seda formaalhariduse lõpetamist. Nii et sisuliselt on ikkagi see, et sa lihtsalt kitsendad enda valikuid, kui sa ei ole nii-öelda haridusega tegelenud, eks ole. Et lõpuks sa saadki valida ainult võib-olla A, B, C ametikohtade vahel, eks ole. Suurenisti võib-olla mingisugune kas hästi füüsiline töö või mingi teenindussektori töö, kus võib-olla ei nõuta, et see lävend on hästi madal, see sisenemise lävend. Aga nii, kui sa tahad ikkagi natukene rohkem palka teenida, võib-olla mingisugust suurema vastutusega töökohta, siis sul on ikkagi haridust vaja lõpuks, eks ole. Ja, et seal on kindel seos, et mida kõrgem haridustase, seda kõrgem sissetulek. Kas te teete mingisugust koostööd ka nagu näiteks tööandjatega või riigiga selles kontekstis või a la stiilis, et tööandja vaatab, et väga potentsiaalikas inimene tahaks teda endale saada ja siis ma ei tea, ettevõte näiteks ostab selle, maksab selle õppemaksu ära selle inimese eest. On selliseid juhtumeid ka olnud? Ei, otseselt see ei ole väga selline reeglipärane olukord. Kuigi ma tean küll, et on siin sellel õppeaastal vähemalt 3 õppijat, kes on jõudnud meie kooli just läbi tööandja soovi. Jah, aga sellist süsteemset lähenemist nagu minu teada on Rootsis, kus tööandjad, ma muidugi ei oska seda nii täpselt kommenteerida, aga nii palju kui ma kuulnud olen, et otsivadki niimoodi võimalusi oma töötajate harimiseks, et kui on seal selgunud,
et siis see töötaja haridus ei vasta nende ootustele enam. Mis iganes litsentse on vaja taotlema hakata, seal võivad mingisugused takistused ette tulla lõpuks, eks ole. Jah. Ja siis ollakse ka valmis tasuma seda õpet. Ja mida haritum on töötaja või siis ilmselt suure tõenäosusega ka ettevõtte kasumlikum, sest et inimene teeb ju oma töös targemaid otsuseid, võib-olla rohkem läbimõeldud otsuseid, et ikkagi iga selline nii-öelda siis hariduse tükikene nagu kuidagi kasvatab seda inimest, eks ole, nii nagu ajuvõimekust asju teha ja läbi mõelda. Ja just, et tegelikult mina olen erialalt, üks kõrgharidus on mul informaatika ja teine on siis kasvatusteadused, et no võt siin selle teema juures mul ärkab kohe see praktiseeriv kasvatusteadlane, et see haridus kui nähtusena ongi praktiline nähtus, et üks asi on see, mida siis inimene õppija võidab, on valikuvõimaluste suurenemine, konkurentsivõime tõus, aga lisaks on ju siin kogu aeg taustal see harituse teema, et läbi selle protsessi, mis ta siin meie juures läbib, et tema harituse tase tõuseb ja mida seda praktikas siis tähendab, ongi see, et tänapäeva psühholoogia teadus on juba piisavalt võib öelda kaugele jõudnud või ka täpseks jõudnud, et määratleda seda, et mis asi see siis haridus on ja seal on selge seos sõnavaraga, et kõneline mõtlemine, et kui suur on tal see sõnavara hulk, et vastavalt sellele saab mõõta tema seda nii-öelda teadvuse ulatust, et palju ta suudab üldse mõelda, mida ta näha, sealt edasi teadlike otsuste tegemine, et tööandjale on ju väga oluline, et ta saaks seda töötajat usaldada, et näiteks ka mina tööandjana, ma ju väga hästi näen, et kellele ma mingit küsimust saan usaldada, et kas ta tuleb sellega toime ja mida suurem on inimesel see teadlikkuse ulatus ehk teisisõnu see haritus, seda suurema tõenäosusega ma saan talle seda usaldada ja neid volitusi talle juurde anda ja sellega ka vastutust anda ja see läbi ka palk tõuseb ja et see on nagu igatepidi kasulik nii tööandjale kui ka töötajale kui ka ühiskonnale tervenisti. No lepime kokku ikkagi, et tõesti see haridus on ju oluline, see nagu mida meie oleme rääkinud, mida uuringud näitavad, see ju näitab seda, eks ole, aga seal on siis mingisugused ikkagi põhjused ja hirmud, need raskused, miks inimesed ikkagi ei vii seda haridust lõpuni. Et mis need nagu põhilised raskused on, käime võib-olla kõigepealt läbi selle, et millises kontekstis inimesel üldse nagu tekib see nagu see lünk sisse või nagu noores seas ja siis võib-olla vanemas seas. Ma kujutan ette, et need on täiesti erinevad hirmud ja raskused, eks ole. 20 aastat oled haridusvaldkonnas tegutsenud, mis sa näed, et mis see noore peas toimub sellel hetkel, kui ta lõpetab näiteks oletame põhikooli, tal on otsustamise koht, gümnaasium, kutsekas või siis tööellu minna. Mis saab otsustavaks? No minu kogemus näitab seda, et see lähenemine, see valdav lähenemine haridusele on mõnes mõttes tagurpidine. Et just kui see haridus on mingisugune väljaspoolt vajalik, näiteks riigi jaoks vajalik nähtus, mida ta on ka, aga eelkõige on ta ju tähtis sellele samale inimesele ehk õppijale endale. Aga nüüd sellest loogikast tulenevalt on siis õppekorraldus enamus koolides üles ehitatud niimoodi. Seal on muidugi N+1 tegurit selle olukorra tekkimiseks, siin kaasa arvatult, eks ju, kultuuriline, ajalooline. Aga valdavalt on siis õppekorraldus ehitatud üles minu hinnangul tagurpidi, kus siis initsiaator on õpetaja, kool, õppematerjal ja see inimene on justkui selline sabas sörk ja käsutäitja. Ja see tekitab segadust inimestes, et
et noh, miks ta peab seda tegema ja ta ei saa nendele küsimustele vastust seal selles koolisüsteemis. Ja noh, seda sellist diskursust või sellist mõttekäiku väga veel hetkel ka niimoodi laialt ei arutleta. Et sellega on segadus ka koolidel endal, et miks nad üldse seda teevad just nii pidi, et ega enamus õpetajad või koolipidajad ei oska sellele küsimusele vastata, et mis asi on haridus ja miks nad seda just praegu niimoodi teevad. Mul on väga hea praktiline näide siia tuua. Mäletan, kas oli vist gümnaasiumis kirjanduse tunnis, sulle öeldi, et sa loed Hemingway'd. Sulle ei antud valikut ABC, sulle öeldi, et sa pead valima nagu Hemingway ja siis sul tekib nagu alateadlikult juba plokk selle raamatu vastu ja sa lähed otsid seda lühemat versiooni sellest raamatust, et seda kokkuvõtet lugeda. Seevastu oleks võinud pakkuda mingisuguseid erineva nurga alt raamatuid, mida siis inimene saab valida, et tekitada kas või psühholoogiline tunnetus inimesele, et ta on ise selle valiku teinud. Et ka neid raamatuid oleks võinud ju strateegiliselt paigutada, et ma saan aru, et sa viitad umbes sellisele nagu kontekstile, eks. Et inimese jaoks on väga tähtis see mõtestatus, et ta saaks aru, mida ta teeb ja miks ta seda teeb. Ja kui seda ei ole ja ei ole ka tugisüsteemi, mis aitaks seda mõista, siis tekibki kellel rohkem, kellel vähem selline trots selle kõige vastu, et milleks seda üldse on vaja. Et minu hinnangul see on üpriski levinud seisukoht, et miks mul seda formaalharidust on vaja, kui ma saan minna siin ka kohe tööle, et kellegi tuttava juurde ja teenida raha ja hakata oma elu, eks ju, elama. Eriti äärmuslik on praegu see sotsiaalmeedia ajastul, kus sa näed, et sotsiaalmeedia on täis neid, et miljonäridel pole isegi gümnaasiumiharidust ja ülikooliharidust, eks ole, ja siis noored võtavad mingeid äärmuslikke näiteid ja ütlevad, et mina nüüd alustan ka ettevõtluse ja karjääriga ja ma kunagi ei lähegi tööturule, sest ma olen ettevõtja, eks ole. Ja sealt tekivad need mingisugused sellised lüngad ka kindlasti, eks. Ja loomulikult. Aga noh, lõppkokkuvõttes on ikkagi jällegi nagu teistpidi ja öeldes, et ikkagi hea olukord ka, et vähemalt Eesti haridussüsteem on ikkagi piisavalt paindlik, et inimene, kes siis näiteks kukubki oma sellest nii-öelda tavakoolist välja, et tal on võimalik iga hetk tagasi tulla. Et ei ole sellist asja, et ta nüüd paneb ukse kinni seal oma tavakoolis ja et siis tal ei olegi võimalik naasta. Et näiteks meie oleme ehe näide selle jaoks, et selleks isegi ei pea ju olema siin samas Eestis, et meil on õppijaid ju üle maakera, et ma mingi hetk siin kaardistasin, et kas meil on mingi maailma jagu katmata õppijatega, siis ei ole, et meil on üle maakera õppijaid. Ja see ajavahe ei mängi siin e-õppe juures mingit rolli. Et sisuliselt hea on ju eesti keeles õppida, et isegi kui sa kuskil Lõuna-Ameerikas elad, et siis sa saad vähemalt eestikeelse haridusega siin. Ja siin on väga oluline panna tähele seda ka, et see Eesti hariduse süsteem on ikkagi võrreldes muu maailmaga ikkagi tipus. Et ma ei taha öelda, et number 1, sest see on selline orgaaniline nähtus, aga kindlasti seal 10 seas. Et kui sul on valida lõpetada oma see tasemeharidus Eesti keeleruumis, Eesti nagu haridussüsteemis ikkagi, et see on väga tugev näitaja. Et siin on isegi üks näide tuua, kus Uus-Meremaalt inimene, kes on kolinud Eestisse, tal on kõrgharidus ja ta juba töötab ka siin ühes riigigümnaasiumis õpetajana. Tundis, et tal on vaja täiendada oma erialaseid teadmisi ja selleks ta tuli just meie kooli ja võttis seda vastavat õppeainet, sest et meil on lihtsalt see ajalooliselt, kultuuriliselt kujunenud, et see haridus on nagu tähtsustatud meie ühiskonnas ja tänu sellele on ta ikkagi võrreldes muu maailmaga kvaliteetne. Mul sellega seoses 2 hästi praktilist küsimust, et esimene on see, et ma saan aru viimasest sellest lausest, et
kui oletame, et mul laps kasvab suureks, hakkab füüsikat õppima ja mina väga hästi enam ei mäleta, et mida ma gümnaasiumis füüsikas õppisin, et ma saaksin võtta ka kursuste kaupa teie gümnaasiumis näiteks füüsikatunde, et oma lapsele rohkem toeks olla. Ja just, jah. Aga see on päris äge, jah. Ja, see uus ärisuund ka teile, et vanematele. See ei ole uus tegelikult, et see on meil olnud algusest peale üks hetkel võib öelda selline kitsas nišš, sellepärast, et seda teadlikkust on ülimalt vähe. Et seda teadlikkust ei ole isegi koolipidajatel, ministeeriumist ka hästi vähe, et sa võid oma kooli kõrvalt võtta kursusi ka meie koolist. Meil on, me nimetame neid üksikene õppijateks. Ja ongi niimoodi, et näiteks kui sul on oma koolis probleem näiteks aineõpetajaga, et tihtilugu on mingisugune konflikt seal õhus ja see koostöö ei laabu, et siis selline õppija tuleb meie juurde, võtab selle vastava kursuse ja läbib selle ja meie väljastame vastava sertifikaadi ja selle tulemuse ta saab üle kanda oma kooli. Et siis teine kool arvestab selle ära. See on väga äge, sest et mina oma gümnaasiumi ajast mäletan ka, et ma olin ikkagi kruskeid täis poiss ja eks mulgi oli mõnes õppeaines, et võib-olla oleks võinud või oleks võib-olla isegi eelistanud, kui oleks pakutud, et äkki mingi eriala või aine siis võtta nii-öelda siis kõrvalt lisaks. Et see on päris hea nüanss, mis tegelikult viibki teise nagu küsimuse juurde, et oletame, et ma nüüd täna olen keskealine inimene, mul on mingisuguses valdkonnas väga suur kogemus, aga mul on nüüd sein ees, ma ei saa tööturul areneda ja karjääri teha, seepärast, et mul on vaja hakata mingisuguseid sertifikaate tegema ja midagi nagu juurde õppima. Ja ma otsustan, et ma lähen kutsekooli, õpin eriala ja nüüd ma tahan paralleelselt ka gümnaasiumi haridust saada näiteks, et näiteks potentsiaalselt 5 aasta pärast minna ka ülikooli. Kas niimoodi saab ka õppida teie juures e-gümnaasiumis, et ma teen e-gümnaasiumit ja samal ajal õpin kutsekas mingit eriala, enda siis seda eriala ainet? No seal on niimoodi, et on olemas ju kutse keskharidus, kus siis inimene õpibki suures osas seda oma eriala aineid, aga seal sees ka neid üldharidus kursusi. Ja, aga miks ma seda just küsin, ongi see, et ma tean, et väga nagu, kui sa lähed näiteks kutsekas ja tahad ka keskkooli haridust saada, siis ilmselt sul see maht on natukene suurem, aga mul tundub, et nagu e-gümnaasiumis seda gümnaasiumi haridust saades on natuke paindlikum võimalus see, et millal sa õpid ja kus sa õpid. Et selles kontekstis just nagu. Ja ma tahtsingi sinna välja jõuda, et ja meil on ka selliseid õppijaid, kes ongi seal näiteks selles kutsehariduskeskuse nimekirjas ja siis ta õpib mingisuguseid osasid kursusid meie juures, soovides näiteks teha seda riiklikku eksamit, et siis kandideerida mingisugusele erialale, mis tal tulevikus on silmapiiril. Et ta saab nagu seda üldharidusõppe mahtu läbi selles e-õppes osalemise kasvatada tõesti. Ja see on üks skeemidest. Okay. Kuidas ülikoolid ja sellised teised õppeasutused teie e-gümnaasiumisse suhtuvad, et kuidas teil läbisaamine on selles suhtes, et et oletame, et inimene nüüd täna otsustab, et mulle see tundub väga äge see viis õppimiseks, et kas sealt edasi on teil mingisuguseid näiteks edulugusid, kus inimene ongi läinud ülikooli edasi või äkki mõni minister isegi on e-gümnaasiumi haridusega? No jah, meil on ajalugu, selle kooli ajalugu on nüüd selle jaoks natuke liiga väike, et meil alles eelmise aastaga sai siis täis see ring, et meil oli avatud kõik klassid gümnaasiumis, et kui me esimene aasta alustasime, siis oli meil ainult üks klass seal põhikooli viimases astmes ehk 9. klass ja siis gümnaasiumi esimene klass ehk 10. Ja siis me oleme orgaaniliselt kasvanud nii organisatsioonina kui ka töötajate arv. Ja nüüd siis algas septembrist meil see 4. tegevusaasta, et see on siis esimene kord, kus me niimoodi siis täismahus
klasside komplekti mahus nagu toimetame. Et aga nüüd mul läks see küsimus meelest ära. Need edulood on, ma saan aru, siis teil alles ees, et te olete päris värske ja noor organisatsioon, ettevõte, et sisuliselt suure tõenäosusega neid edulugusid tulevikus tuleb, et kuna see õppevorm on lihtsalt selline e-õppevorm on selline, mis suure tõenäosusega tekitab selliseid olukordi, kus inimesed valivad selle e-õppe ja lõpetavad selle ja sealt edasi aktsepteerivad ka ülikoolid ja teised organisatsioonid seda kõige järjest rohkem, eks ole. Ja ei, igal juhul, et esiteks on vaja siin teada seda, et see tunnistus, mis meie kool väljastab siin tasem, näiteks põhikooli lõpus või gümnaasiumi lõpus, et see on võrdväärne teiste koolidega, et siin nagu mingisugust vahet ei ole ja et nii on. Et selle koha pealt see edasõppimise võimalus on kõigil võrdväärne, mis iganes koolide siis lõpetanud on. Aga mis ma nüüd omalt poolt jällegi see kasvatusteadlane minust nagu räägib, et ja see kogemuste baas ka, et läbi selle e-õppes osalemise on meie õppijal kindlasti tugevam enesejuhtimise tase kui mis iganes konkurentidel, sellepärast, et just meie õppetöö on teistpidi üles ehitatud, et see fookus on sellel õppijal endal ja see töö ise endaga. Ja see oskus, see on elukestev oskus, sest et esimene asi näiteks, kui õppija lõpetab gümnaasiumi ja läheb ülikooli, ma ka oma õpingutest mäletan, et kui ma seal gümnaasiumist tulin ülikooli, siis minu jaoks oli üpriski suur üleminek see, et kui suur vabadus. Keegi ei anna piitsa, et nüüd pead õppima ja kontrolltööd tegema, et öelda, et näed, siin on materjalid ja hakka õppima. Ja just, et tekkis nagu mõnes mõttes selline peataolek, et mis ma nüüd peale hakkan selle vabadusega, eks ju. Aga see oli tegelikult viide nüüd tagantjärgi niimoodi mõeldes sellele, et see enesejuhtimise tase lihtsalt oli niivõrd kehva, et ma ei teadnudki, et kuidas siis süsteemselt läheneda oma sellele karjäärile ja selle koha pealt on meie õppijad kindlasti eelisolukorras ja kui nüüd oli ülikoolist juttu, et meil on näiteks, me oleme ainukene kool minu teada Eestis, kes teebki ametlikult koostööd ülikooliga. Tallinna ülikooliga meil on kohe koostöö memorandum ka selle kohta, kus siis ülikool pakub oma teadmust selleks, et meie seda süsteemi arendada ja nemad saavad siis teiselt poolt seda nii-öelda katseväli, kus nemad saavad siis neid sisendid oma teadustöö jaoks. See on selline win-win olukord. Et jah, et igatepidi on see edasiõppimise võimalused võrdväärsed teiste koolidega ja see sisuline kvaliteet, mina julgen öelda, et isegi suurem kui teistel koolidel. Okei, aga sa siin oled visanud õhku paar korda seda, et nagu see ise õppimise see oskus, eks ole. Räägime korra seda, et kuidas nagu seda arendada endas, sest et nagu võib-olla ongi, äkki ma ei ole terve elu võib-olla hariduse peale nii palju mõelnud, olen töö peale mõelnud, eks ole. Äkki see ongi põhjus olnud näiteks, et noorena ei märgatud, et mul ei olnud seda enese nagu sellist iseõppimise oskust ja nüüd nagu ma tahaksin seda arendada endas, et see haridustee lõpuni käia. Kuidas seda teha? Või kuidas teie enda e-gümnaasiumis teete seda? No me oleme lähenenud niimoodi, et esiteks, nagu ma siin juba mitu korda olen maininud, et see õppekorraldus on niimoodi üles ehitatud, et inimene satub keskkonda, kus ta ise peab hakkama majandama, ise endal näiteks määrama graafikut, millal ta õpib, ise võtma selle õppematerjali ette, ise uurima neid ülesandeid, mida seal õpetaja on püstitanud. Ise osalema, ise andma ka kontakti või võtma ühendust õpetajaga, kui ta tahab konsultatsiooni. Et meil ei ole sellist asja nagu tunniplaan, meil on konsultatsioonide plaan. Ja mis ongi siis see, et sinna me ootame inimesi, kellel on juba õppetöö käigus tekkinud küsimused. Et
noh, sellest võiks mul omakorda rääkida hästi pikalt, aga okei, see läks liiga laiali. Aga lisaks me toetame ka seda õppijat siis läbi selle, et igal õppijal on oma mentor, kes on juhendatud vastavalt just toetama seda oma algatust, ise tegemist, enesejuhtimist. Ja lisaks on meil ka kohustuslik valikaine, mis siis käsitleb seda enesejuhtimist. Ja seda vean mina eest, ma olen selle aine õpetaja ka. Ja noh, mis aitaks nagu, et nüüd kui tulla nüüd jällegi tagasi selle küsimuse juurde, et mis siis aitaks seda inimest, kes nüüd sooviks nii-öelda ennast käsile võtta ja hakata omandama neid praktilise enesejuhtimisvõtteid, et siis number 1 on ikkagi see, et tuleb selgust saada, et mis asi see enesejuhtimine on. Ja siis mina olen selle kursuse üles ehitanud kaasaegsele psühholoogia teadusele ja väga suures osas muideks Eesti teadlase tööle, Aaro Toomele, siinkohas reklaam temale. Aga tõesti see on nagu, nii palju kui mina olen siin haridusmaastikul toimetanud, kõige sellisem selgem ja praktilisem teooria, mida siis kõik saavad kasutada oma enesejuhtimise juures. Aga nüüd eks ju veelgi täpsemaks minnes, et millest siis alustada, ongi see, et tuleb kõigepealt selgusele jõuda, et mismoodi see inimese psüühika siis moodustub. Ja selleks on juba teadus üpriski täpseks saanud, et kui see ülevaade on olemas, siis sa juba hakkad mõistma, et kus on sul probleemid näiteks emotsionaalsete reageeringutega, et sa oled varasemast elukogemusest sisse kujundanud endale mingisugused emotsionaalsed reageeringud, mis takistavad sind, kus on sul seal näiteks mingisugused automatistlikud mõtted, mis ei olegi võib-olla sinu omad, et sa oled võtnud, et kus iganes uudistest või lähiringkonnast üle. Mismoodi sul hakkab see teadlikkus kasvama, ehk see siis eneseanalüüsi võime. Ja kui see selgus on olemas, siis sa hakkad juba täpsemalt nägema seda, et milliseid selliseid praktilisi harjumusi ja oskusi sa pead endas hakkama siis vaikselt kujundama. Ja kui ma seda nüüd olen oma õppijatega siin niimoodi arutlenud ja rääkinud, et väga tihti nagu takerdutakse või üllatutakse selle koha pealt, et ma mõtlesin, et see on palju lihtsam, et see on nagu selline tarbijaühiskonna võib-olla selline miinus, et arvatakse, et kõik peab väga lihtsasti tulema, aga ma olen toonud siis sellise võrdluse, et see on nagu lihaste treenimine, et kui sa tahad tugevaks ja kiireks saada, siis sa pead rutiinselt neid lihaseid treenima ja teadlikult, mitte niimoodi, et sa üht lihasgruppi forsseerid üle ja teised jätad tähelepanuta, eks ju, siis sul keha kasvab kiiva, et sisuliselt on selle psüühikaga samamoodi, et sa pead väga rutiinselt, süsteemselt sellele lähenema, et tekiksid vajalikud harjumused. Ja siis on juba ka see, et sul on lihtsam, kui me sellest õppetööst räägime, et siis on, kui sul on nagu vajalikud harjumused olemas, siis on sul lihtsam selle õppimise juurde tulla. Sest tahes tahtmata, nagu ka trenni minek on alati selline, et kas ma ikka täna saan ja aju võib-olla hakkab siin ette viskama mingisuguseid vabandusi, et miks ma täna ei peaks tegema, aga homme oleks hea päev. Või snäkkimisega, homme alustan siis tervislikku elustiili. Ja just, et õppimisega on samamoodi, et alati on ju lihtsam alustada homme kui praegu. Et aga kui sul on need sellised juba harjumused hakanud tekkima, et siis enam sul seda reaktsiooni ei tekigi. Ja kui sa näed seda sisulist poolt ka, et mida sa nüüd enda juures siin parasjagu nüüd lähed täiendama, eks ju. Et siis see kogu see tegevus on mõtestatud ja sihipärane ja sa hakkad tegelikult ka nagu ennast looma. Et ja nii ta ongi lühidalt kirjeldades. Okei.
Okei, aga ütle mulle, kas sinu hinnangul tänases ühiskonnas juba tegeletakse piisavalt selle nagu inimeste eneseõppega ja mitte ainult nagu selle õppija enda kontekstis, vaid ka vanemate kontekstis, sest et väga noortel inimestel algab ka vanematest väga palju. Et kui mina enda nagu kooliaega mäletan, ma olen nüüd 31, eks ole, aga kui mina gümnaasiumi lõpetasin, mina ei mäleta, et minul oleks gümnaasiumis olnud selline õpe või vähemalt keegi oleks aidanud minu vanematel või minul seda siis juurutada. Kas täna juba tegeletakse sellega, sest et see võib olla ju saladus, kuidas aidata inimesi rohkem õigele teele? Jaa, see on, seda võib üpriski kindlasti niimoodi tunnetuslikult öelda, et seda teadmist, kuidas siis ennast juhtida, on vähe. Ja seda kindlasti ei ole sisse kirjutatud riiklikusse õppekavasse. Kindlasti ei ole teda sisse kirjutatud nii-öelda tavakoolide õppetegevusse. Et jah, ma olen kuulnud, et siin-seal ka koolid on loetellu võtnud näiteks õpioskuste arendamised ja sellised enesejuhtimisega seotud oskusi käsitlevad õppeained, aga ma sellist ikkagi süsteemset lähenemist ei ole veel näinud. Sest et sealt ju algab kõik, sealt algab meie füüsiline tervis, meie vaimne tervis, kuidas me toitume, kuidas me liigume ja isegi rahatarkus, eks ole, et kui palju me nagu investeerime, kui palju me mõtleme tuleviku peale, kuidas me oma raha kulutame ja nii edasi, eks ole. Et see tegelikult tervikuna ja ühiskonnas annaks nii palju juurde, et miks meil ei ole seda siis, kuhu see kinni jääb? See jääb teadmiste taha kinni, sest ega teadus ka ju areneb pidevalt ja muutub täpsemaks ja näiteks 100 aastat tagasi, kui ma oleksin sellist juttu rääkinud avalikul koosolekul, ma arvan, mind oleks nõiaks temmeldatud. Aga samas, kui võtame 100 aastat edasi, siis kindlasti vaadatakse mulle selle jutu peale pisut nagu juba võõristavalt või ülevalt alla otsa, et on see teadmine veelgi rohkem täpsustunud. Et ta on selline pidev protsess, eks ju. Aga ja lisaks tulevad ju siin ka mängu kõik see, mis meie ümber siin mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas toimub, eks ju. Et see on nagu kombinatsioon kõigest. Ja nii ta on lihtsalt hetkel kujunenud, aga jah, praegune olukord on selles mõttes siin Eesti haridusmaastikul minu hinnangul väga hea, et selliste algete tekkimiseks ja süsteemsuse tekkimiseks ka selle enesejuhtimise koha pealt, ja meie oleme selge näide selle jaoks. Mul lihtsalt tundub, et me nagu alustame kõikide asjadega nagu valest otsast, et lapsed hakkavad ülekaaluliseks muutuma, teeme suhkrumaksu, on ja. Et okei, seal on võib-olla raha palju mängus või näiteks, et liiga suur nutisõltuvus on ja, et piirame telefonid ära ja nii edasi ja nii edasi. Ja. Et mul tundub, et see on nagu vaid selline võluvits, et ikkagi juurutada sellist nagu enesejuhtimise ja teadlikkuse teemat rohkem ja see võib viia nagu selleni, et meil on rohkem inimesi, kes on oma haridusteed lõpuni käinud ja üleüldse nagu tervikuna ühiskonnas võib-olla kõrgema väärtusega ühiskonna jaoks siis. Ei, absoluutselt kindel, sest et ju harituse peamine eesmärk on see iseseisvalt toimetulek ehk agentsus, nagu see moodne sõna on. Et isegi ju praeguse koolisüsteemi juures on seda teadvustatud, et me püüame ikkagi siis ühiskonnana siis neid õppijaid suunata sinna poole, et nad saaksid iseseisvalt hakkama, eks ju. Aga lihtsalt on jäänud seda täpsust väheseks, mida nüüd psühholoogia teadus omalt poolt, eks ju, ilusti saab juba toetada, ajuteadus samamoodi. Et lihtsalt see on aja küsimus, millal need nüüd niimoodi süsteemiga sisse kirjutatakse. Aga ma olen 100% nõus selle sinu väitega, et kõik algab ikkagi sellest,
inimesest endast, et noh, see on nagu valepidine loogika, et me tagantjärgi keelustame ja püüame reguleerida meie elu. Näiteks suhkrumaks või nüüd on need nutiseadmete kaotamine koolis ja mis iganes muud sarnased tagantjärgi regulatsioonid. Et tasakaalustatud inimene, kes teab, kuidas tema igapäevased tegevused, tema seda psüühikat kujundavad. Väga paljud probleemid kaovad siin ühiskonnast ära. Kaasa arvatud ka see, et siin äsja olid, eks ju, kohaliku omavalitsuse valimised, et ka see selline ajalooline nähtus nagu populismi pea tõstmine, et kui on rasked ajad, siis populism tõstab pead, eks ju. Et aga see saab olla võimalik ainult siis, kui ei ole ühiskonnas piisavalt seda harituse taset, et inimesed ei oska nagu siis hinnata seda saadava info tõepärasust, et mil määral ta on siis tegelikkusega ka seotud. Et usutakse mingisuguseid ideoloogilisi loosungeid ja joostakse sellega kaasa lihtsalt tunnetuse põhjal ja ongi nii, eks. Aga mitte ainult populism ja poliitiline, vaid ka sotsiaalmeedia, eks ole, et näed ühte ägedat 30-sekundilist videot ja nüüd see kõnnib sinuga elu lõpuni kaasas ja sa võtad seda kui nagu infoallikat, mis sinu aju soppidesse kuskile jäi ja kogu aeg siis sinu elu nagu kuidagi dikteerib, sest et sa ei ole kunagi nagu mõelnud selle peale, et vaataks äkki asja teise nurga pealt ka, eks ole. Ja just, et see sotsiaalmeedia on omaette veel nähtus, et ju seda nimetatakse ju ka seda nagu infomulliks, et ta ju, need algoritmid soovitavad ju seda, mida sa oled vaadanud. Ehk siis sa teisisõnu lihtsustatud öeldes sa saad kinnitust oma mis iganes seisukohale maailma kohta. No siin oli, eks ju, poleemika selle lame maa teooria kohta, et inimene saabki ju kuna ta on sotsiaalmeedias või YouTube'is seal uurinud selle lame maa kohta, ta saab edaspidi ka ju ainult soovitusi selle kohta, ehk teisisõnu ta ju saab kinnitust oma teooria kohta ja ta hakkabki arvama, et see niimoodi on. Et ta jääb lõksu. Nii on, jah. Ta jääb lõksu. Ja sellepärast ongi oluline nagu päris haridus ja see asi, mida te teete e-gümnaasiumis on eriti oluline, kättesaadav. Oletame nüüd see meie kuulaja täna. Ise tahab või siis tahab kellegile soovitada näiteks oma vanematele või oma lastele, et kuidas seda planeerida, seda nagu e-gümnaasiumisse tulekut. Kas ma peaksin mingid samme tegema selle jaoks, kuskil mingi tutvuma tulema teie asjadega, teie kodulehele minema, et võib-olla käimegi, mis teie kodulehe domeeni nimi on, et siis seda ei ole veel maininud, aga see on lühend täiskasvanud e-gümnaasiumist teeg.ee ja seal protsessina, et kuidas nüüd siis selle õppetegevuse juurde jõuda, on siis niimoodi, et tuleb esmalt täita avaldus, see on kooli kodulehel olemas, seal iga lingi pealt viidatud põhimõtteliselt, et sellest on keeruline mööda vaadata. Avalduse tegemine, siis avalduse tegemise järel tuleb automaatteavitus vastavalt sellele valitud õppeviisile, mis sealt siis on valitud. Ja siis selles automaatvastuses on loetletud dokumendid, mida meil on vaja. Okay. Ja kui need dokumendid on meieni jõudnud, siis hakkab see koolipoolne töö pihta, et siis õppenõustajad vaatavad laekunud dokumendid üle ja selle põhjal siis teevad ja oma kogemuse põhjal teevad siis sellise esialgse pakkumise, et mis lihtsustatud öeldes, et kui palju kursusi oleks mõistlik võtta siis. Okay. Sest et nad vaatavad ka seda, et kuna meie koolis ei ole tähtis, millal sa liitud, et sa võid liituda kas või siin maikuus minu poolest ja seda on tehtud ka. Et see on ka selline juurdunud mõtteviis, et kool hakkab 1. september, lõpeb eks ju augustis. Meie kooli puhul seda ei ole, eks, et sa võid liituda ka praegu näiteks, eks ju. Meil aktiivne vastuvõtt käib praegu. Et siis, kui sa oled valmis, et siis võta see asi ette, meie kooli kodulehtele ette, teida avaldus, edasta meile dokumendid.
sa saad vastuseks esialgse meiepoolse hinnangu põhjal tehtud pakkumise ja ja siis meie koolina ootame sellist sisukat koostööd selle koha pealt, et siis vaataksid üle selle pakkumise ja hindaksid oma tegelikke võimalusi, et kas see on realistlik. Kusjuures meil on olemas kooli kodulehel ka täitsa selline õppimise kalkulaator, kus sa saad sisse panna need oma andmed, see on näiteks see, et kas sa töötad või on sul pere ja siis ka siis töötundide arv ja selle põhjal siis kalkulaator soovitab sulle seda õppemahtu. Et no näiteks, et kui inimesel ongi see täis töökoht 8 tundi päevas, et siis me tavaliselt ei soovita seda täiskoormust, mis on siis umbes 24 kursust õppeaastas. Et see on ikkagi üpriski suur maht, kuigi on inimesi, kes tulevad sellega toime, aga üldiselt me seda ei soovita. Ja nii ongi, et siis läbi sellise suhtluse siis lõpuks loksub paika see õppelepingu maht ja kui see on tehtud, õppeleping sõlmitud, et siis me anname vastavad ligipääsud koos juhistega nendele kursustele ja saabki õppetöö alata. Ja siis kõrval on olemas mentor, personaalne mentor, kes siis aitab sellistes üldistes küsimustes, no näiteks, et ongi inimesel motivatsiooniga raskusi. Sest nagu ikka, ega elu ei ole lineaarne, et võib-olla kooli tulles, eks on see motivatsioon hästi kõrge, aga siis no mis iganes siin elu olustik on muutunud ja siis see motivatsioon on langenud, et mis siis teha, eks ju. Et siis mentor näiteks sellises küsimuses saab kohe ilusti toestada seda õppijat. Aga kui on tehnilised küsimused, et siis on meil haridustehnoloog. Ja noh, kuidagi kui tehnika poolest rääkida, et siis mis on nagu viimase aja trend on see, et ja noh, ma niimoodi etteruttavalt ütlen kohe ära, et telefon ei ole hea e-õppevahend, sest see ekraani diagonaal on liiga väike ja see kurnab silmalihasid liiga palju, et ja noh, ikkagi tuleb arvestada sellega, et mõni õppetükk võtab aega ja selleks peaks olema endale ikkagi sobivad vahendid, kaasa arvatud see istumiskoht ja see keskkond, eks ju, et oleks võimalik keskenduda. Et see päris Duolingo ei ole, et lähed lõunalauas, teed paar keeletesti ja gümnaasium on läbitud. Ei, et õppimine, noh nagu ma siin enne rääkisin ka, ta on nagu trenn, ta nõuab pingutust ja see on loomulik nähtus selle juures, et aga samas on ta väga väärtuslik tegevus. Ja tööturu kontekstis eriti äärmiselt vajalik nagu asi ikkagi. Okei, sa juba mingid nendest hirmudest natuke rääkisid selles osas ka, et nagu, et kui inimene kohe oma seda õpiteed ei julge alustada, et ta saab mingi kalkulaatori täita, eks ole, et ta ei pea kohe teiega ühendust võtma. Ja ma kujutan ette, turundajana ma tean, et inimestel on nagu see kontaktide saatmisega on mingid hirmud seotud, vaata, et see on väga hea, et te olete juba mingi kalkulaatori teinud, et siis võib-olla üleskutse kõigile, kes kohe ei julge märku anda teile oma nime siduda siis e-gümnaasiumi õppega, et siis ta saab ära testi teha, nagu iseseisva testi ära teha, et vaadata, et kas on just see realistlik, eks ole. Aga ikkagi teil on mingid konsultandid olemas, kes saavad ka aidata, et nagu see võib-olla tundubki hirmutav, aga kui inimene kõrvalt toetab ja natuke nõustab, et siis see võib-olla on parem kui see, et kalkulaatori ära vaatad, et oi, et tundub, et ma ei saa hakkama, et võib-olla tegelikult ikkagi see on nii paindlik teil see õppevorm, et tasub ikkagi ühendust võtta. Ja just, et õige tähelepanek, et ega kohe ei pea siis avaldust hakkama täitma, aga kusjuures ega see avalduse täitmine ei tähenda siis juba mingit kohustuste võtmist, et see on tasuta ja eks ju selle käigus me ka nõustame, aga on nõu võimalik ka saada lihtsalt meile helistades või kirjutades kooli üldkontaktile, mis on ka kooli kodulehel olemas. Okei, Reijo, meie aeg hakkab läbi saama. Kui sa peaksid siia selle episoodi lõppu ühe asja ütlema, et julgustada inimest, siis noort inimest, keskealist inimest või vanemaealist inimest, et miks alustada e-õppega ja teie täiskasvanute e-gümnaasiumis, siis mis see oleks või?
no esiteks see, et alati on parim aeg alustamiseks just täna. Et kui on juba selline refleks, et mingi tegevuse alustamisel automaatselt tekib tahtmine seda homme alustada, et siis et see ei vii mitte kuhugi. Et see homne ei saabu mitte kunagi siis. Tuleb kohe täna alustada ja haridus ja harituse omandamine on praktiline. Igas mõttes, nii eks ju valikuvõimaluste avardamise mõttes, konkurentsi tõstmise mõttes, kui ka üleüldiselt, eks ju, selle toimetuleku koha pealt, et ta on igatepidi kasulik. Need on kuldsed sõnad ja mina töörahva ja tööturu saadikuna võin kinnitada, et need on tõesti, see haridus on ja haritus on olulised osad inimese elust ja karjääridest. Ja. Aitäh sulle, Reijo! Ja, palun. Kõikidele kuulajatele, meiega oli episoodis Teegi ehk siis täiskasvanute e-gümnaasiumi üks asutajatest ja koolijuht Reijo Kiidli ja ärge unustage seda episoodi jagada siis ühe inimesega, kellel võib sellest kasu olla, kes võiks minna õppida midagi uut, miks mitte e-gümnaasiumis, mis on eriti paindlik viis täiskasvanutele, kuidas oma haridustee lõpuni käia. Jagage, likeige, share'ige, kommenteerige, tehke kõike, et see episood leviks. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.